Rapla Selveri suurjooksu Atla 10 kilomeetri kuninglik distants on saanud oma lahenduse. 2 paremat meest on siin minu kõrval, Leonid Latsepov ja Tiidrek Nurme. Reklaamisimegi sellist duelli välja, kuigi ka Karel Hussar ja Morten Siht olid ju mehed, kes oleksid võinud neid ohustada ja võitis lõpuks Leo ehk Leonid Latsepov. No Leonid, kuidas see jooksis sinu vaatevinklist oli, et nagu mainisid peale finišit, enam poleks jaksanud meetritki joosta? Jah, oli tugev jooks, mul on hea meel, et ma suutsin just täna pingutada, oma maksimumi anda, jooksin kiires tempos ja viimased meetrid tõesti läksid raskelt, aga see juhtus seepärast, et viimane kilomeeter oli juba nii kiire, et jõudu lõpuspurdiks ei olnud üldse, aga seda piisas, et võita. Kas sa tegid mingi taktika ka või lihtsalt jälgisid olukorda jooksu käigus? Pigem jälgisin olukorda jooksu käigus, jah. Et esimesed 3 kilomeetrit jooksin meeste taga, siis korraks tulin ette ja siis peale 5. kilomeetrit läksin juba pikalt. No kus kohas siis nagu tundsid, et võit on kindel? Ainult lõpus, Sirgel, ainult lõpus. Ei saanud öelda, et varem. No Tiidrek, kuidas sinu vaatevinklist tänane jooks oli, et teine koht muidugi pole ilmselt see, mille järgi sa Raplasse tulid, aga vahel tuleb leppida sellega? Jaa, ma ei tea, mul on nagu teistsugune mälu jooksust, et minu meelest ma olin 7. kiltil veel ikkagi Leonidi päris selja taga, et see vahe oli tegelikult meil suhteliselt lõpuni, vahepeal tekkis pikem vahe ja siis jäi väiksemaks, aga see oli selge, et ma nägin, kui värske ta oli ja selle arvelt ma kindlasti võib-olla olin ka nõrgem, et selge on see, et ei saa olla terve hooaeg iga kuu ja supervormis ja täna muidugi tahtsin ikka võita ja andsin oma parima ja see, kuidas see täna rahti rullus oli näha. Ja see, et esimesed 3 olid kõik sellise tugeva aja sees, et ma arvan, et Eesti ajaloos maantee peal ei olegi sellist konkurentsi olnud, kus 3 meest oleks väga lähestikku olnud. Ja polnud ka 4. mees Morten Sihti väga kaugel, et meie noor lootus, et Viljandis ju Tiidrek ainult 6 sekundiga teda võitsid, et kas nii-öelda natukene pelgasid ka, et noor lootus täna tagant tuleb ja? Eks igal ühel on oma lugu ja selge on see, et Morten on tudeng, õpilane ja tal viimased 4 päeva on olnud väga pingeline, seega ma arvan, see ka põhjus, miks ta täna ei saanud hästi pingutada, aga see on ilmselgelt, et nii mina kui Leonid ja kõik teised peavad ikkagi tähelepanelikud olema, et see mees kindlasti hakkab tegusid tegema. Ja kiidame teda, sest oli näha, et ta tahab joosta, ta ise mitu korda läks ette ja tõstis tempot, aga natuke jäi tal puududele. No kuidas jääte Rapla jooksu korraldusega rahul, et naistevõitja Liis-Grete Arro alla 34 minuti jooksis, oli ülirahul, et kuidas teie seisukohast siin täna tundus, ilm, rada, üldine korraldus? Ja me oleme ka rahul, ühtegi probleemset kohta mina ei näinud, kõik on hästi. Raplas ma ei ole kunagi halvasti jooksnud ja on selliseid võistlusi ja Rapla on minu jaoks olnud selline positiivne koht ja Eesti rekordki sai siin kunagi joostud. Ja seega ilm, ma arvan, et paremat ilma kui täna ei ole siin minu ajal küll olnud, et tegelikult selleks, et kiiresti joosta, olid täna kõik tingimused loodud ja 10 kilti siin on kindlasti selle koha nagu müüginumber. No väga hea, loodame siis, et Tiit Rahkemaa jätkab ka järgmisel aastal jooksu toetamist ja kas võtame järgmine aasta uuesti rekordürütuse ette, olete vormis? No vaatame, kuidas kalender välja näeb, aga me alati üritame. Ja, mis ei õnnestunud see uuesti, nii et kohtumiseni järgmisel aastal taas Raplas Atla 10 kilomeetri distantsil. This all or nothing way of loving, but be sleeping without you. You need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say. Raplas on Atla 10 kilomeetri distants jõudnud finišisse, parimad on selgunud, võitis Leonid Latsepov, aga üks mees minu kõrval jooksis ka täna, kes tavaliselt sõidab jalgrattaga, Tanel Kangert. No Tanel, kuidas sa siis jooksurajal hoopis sattusid? Suuresti jooksuarmastusest, 2 põhjust. See on number 1 muidugi ja teine nagu enamus meestel, et naine keskis.
seda me vaatasime, et olid sina protokollis ja oli kohe naine ka kõrval, nii et valvsa pilgu all, kes siis täna võitis? Sport võitis igal juhul, et selles mõttes mina tulin puhtalt osalema ja viimane jooksuvõistlus oli mul 8 aastat tagasi. Pärnus jooksin samamoodi 10 kilomeetrit, see on mul põhidistants 2 korda elus jooksnud. See oli vist teine nüüd. Et lõbus distants oli täpselt paras minu sellisele. Palju aeg oli? Nõks peale 40, aga eks ma esimesed 5 kilomeetrit võtsin väga rahulikult ja viimane 5 siis vaatasin, et kui põlv juba praegu õhku ei lennanud, siis äkki ei lendagi, siis panin juba oma tempoga. No väga tubli igal juhul. Kas on niimoodi, et rattameestele tegelikult väga joosta ei meeldi? Järjest rohkem meeldib, et see trend on nagu muutumas. Käiakse isegi tuuridel hommikul vaikselt jooksmas soojaks. Ma tean mehi, kes panevad siin maratoni 2.50, 2.40. Et see on järjest olulisem osa ratturitele ka. Kas plaanid näiteks kunagi täismaratoni ette võtta? Ei. Ma arvan, et see on võimatu, kui ma sinu teed ei lähe ja uued liigesed ei kauple omale. Väga hästi toimivad. No võt siis äkki. Jah, just. Aga korraldus, jääd rahule? Väga tore, hästi ladus ja selles mõttes, ega ma jooksuüritusel käinud ei ole ja täiesti stressivaba õhk, vaatasin, pulss oli 56 stardijoone peal ja teistel oli samasugune rahu nagu minul, et päris mõnus. Väga hea, aga siis tänud Tanel ja kohtumiseni järgmine aasta taas Raplas usun.